ma olen üldse kolläbin su kanali peal kunagi? Ei. Ma ei ole mitte kunagi su kanali videos olnud, bro. Peale muusikavideo. Yeah, that's crazy, that's crazy. Tere tulemast Sydney YouTube'i kanalile, Chris. Jaa, aitäh, väga tore on siin olla. Aplaus, round of applause. Tere tulemast tagasi minu kanalile, minu nimi on Sydney, tema on Chris Poiss ja meie oleme täna siin sellepärast, et kui kellelegi on veel natukene kaugeks jäänud selline informatsioon, et meil on laul, meil on väga äge, väga bänger hittlaul, mille nimi on Ei viitsi, ei saa. Ja teil on olnud väga palju küsimusi selle laulu kohta, kuidas see laul sündis, miks see laul sündis, miks Chris, miks Sydney, miks see on väga palju ja vastuseid on väga vähe. Ja täna me oleme siin selle jaoks, et need vastused kõik teieni otse koduekraanile tuua. Ma ütlen ausalt, ma ei tea ühtegi küsimust, ma pean kõik laskma improv, aga ma arvan, et me paneme mingi otse südamest ja me ei valeta, on ju. No ma ei tea. Me võiks leppida, et me valetame asja nagu natukene ägedamaks. Ja see idee tuli sellest, et... Jah, sest muidu ju need ei ole nii äge. Ja jumala äge, et tegelikult oli see, et lambist lihtsalt, et... Jah, ei valeta. Me oleme seal aus Q&A. Okei, aitab mulle aasta. Kuidas te üldse otsustasite koos laulu teha? See on nagu prodas, seda on küsitud nii palju laivis ka, ma nagu... Minu vastu on alati see olnud, et kuskilt nagu me mainisime oma vahel, et võiks, aga ma literally mäleta seda nagu seda ground punkti. Sina pigem ütlesid mulle minu eest niimoodi oli nagu, mitte mina sulle. Jaa, aga see mõte ei tulnud ka nagu minult. See hetk, kus ma mäletan, et see esimene idee seeve kuskil külvati, oli see, et tööalaselt me kuskil olime nagu erinevate mingite musabusiness inimestega ja siis sealt oli see, et mingi, et Eestis võiks olla mingi uus huvitav asi, on ja, või nagu mingi uued nimed või uus nimi ja siis keegi neist ütles, et aga et Sydney on ju siin ja ma olin seal mingi olen ja siis sealt lisati juurde, et ja Sydney saab ju Chris Poissiga läbi ja sealt nagu see kuidagi tuli ja sealt see idee alguse sai. Ma olin seal mingi väga hea mõte. Aga see oli nagu, kui niimoodi oli see nagu lihtsalt, et sa oled õigel ajal õiges kohas nagu. Sa oled teinud õigeid asju, et sinna jõuda. Me oleme mõlemad teinud mingeid laule, on ju. Mitmed nagu juhtmed lihtsalt läksid kokku nagu. Kuidas see lugu alguse sai? Läksime esimest korda stuudiosse, mõlemad hella närvis. Pärast, kui me ära olime käinud Essa korra stuudios, me olime mõlemad nagu või enne minemis ka nagu hellna. See oli hirmus. Aga kuidas me selles mõttes sinna üldse saime? Oli jällegi läbi musabusinessi tutvuste. No Steven Ilvest ma mingil määral tean, me mõlemad pärnakad ka, aga me ei ole kunagi mingid semud nagu homid olnud, et me lihtsalt jookseme kokku ja ütled tšau, on ju. Aga et oleks me ise kirjutanud ja olnud mingi kuule, Sydney ja Chris tulevad stuudiosse. Ma ei tea, kas ta oleks meid vastu võtnud. See oli väga siuke tutvuste mäng nagu. Tutvused lähevad kõige rohkem, aga sa ei saa neid tutvusi, kui sa ei hustle'i. Ega sa niisama ei saa nagu ägedalt tutvust, et minna sinna Far stuudiosse. See nagu mitu aastat on Sydney hustle'inud Universalis, et see kontakt saada ja siis me läksime sinna nagu. See oli tõesti, see oli rits. See oli nii hirmus sinna minnes. Me olime Chrisiga mõlemad mingid kohe on sitt püksis ja... Meil on täna järjekordne stuudiosessioon ja ma arvasin, et seekord läheb lihtsamalt, et ei ole nagu nii närvis, kus sa sellega õudne. Mul tuleb vist nagu igast laulust varsti midagi välja. Oksed, sitt püksi. Kuidas veel öelda saab see nõudne? See on väga hirmus. Nii hirmus. Täna ma pean laulma ka. Eelmine kord ma olin vait. Me ei olnud esimene kord ka, me olime nagu pool sessi nagu suuremas toas ja me läksime hästi väiksesse tuppa. Nagu. See oli ka see, et see nagu hästi väikses toas. Ja kujutage ette, me istume seal vaiksed lihtsalt. See on nagu, seal on nii soundproof, see nagu hingamist, nagu kõik on kuulda. Istud seal, mine laula nüüd, kõik nagu kuulevad. Off-beat oli, off-beat. Tee uuesti. Esimeses stuudios meil ei olnud Emily Jade ka kambas, siis olime ainult meie ja Steven. Seal ma isegi ei roninud nagu lähedale ka mitte sellele mikrile. Sellest on fun fact, see oli teine sess, kui sa 2 sessi ei laulnudki või? Teisel sessil ma ikkagi laulsin juba, aga siis ma ajasin kõik minema toast. Et ainult mina ja produtsent jäime sinna. See on hea lahendus, trikk kellelegi. Minge kõik ära, minge minema. Üks fun fact veel, võib-olla tuleb küsimus selle kohta ka, aga lihtsalt, et meil tegelikult oli üks laul nagu algne laul veel teise beat'i peal nagu. See oli teine beat, mis see laul on. Aga algast oli nagu tõe rohkem siuke Chris Poiss laul. Ja siin on mingi, nagu keset mingi aeg, et kuule, see on nagu liiga siuke nagu down vibes, vaata, et see on kuidagi liiga siuke masendav. Võtame äkki midagi uut. Mul on nagu üks klipp sellest esimesest versioonist, kus sina lindistad. See on mingid teised sõnad ja üldse need esimesed mingid beat'id. See oli kuidagi siuke nagu liiga tore, liiga lillu-lallu.
mul aju mädan, et mõtlen, mis oleks ära teinud. Nii palju aega ma raiskan ja pole sulle läinud. Ma kodus ei saa niimoodi rääkida, et ma ise kuulen, sest seal on see delay on nagu, saab olema väga hea kiir või mida see on, et millest see lugu kõneleb? Minu arust täiesti obvious. Need, mis sõnad ütlevad nagu. Jah, seda küsimust on ülipalju saanud ka. Kuula laulu ja see on ju olemas. Ma mängisin Star FM-is, täiesti kogemata tuli juhus, et vihjasin, et mul tuleb homme laul ja nad on mingi, mis asja, et mängi. See laul ei olnud lõpunigi veel jõudnud ja üks nendest saatejuhtidest on mingi, vau, nii tore, et te siukse sõnumiga laulud. Kuula sõnu ja sa tead, aga interneti sõltuvusest. Ja brain rot. Mulle saatis üks endine poliitisik ka, et ülihead sõnad, minu lapsed vaatavad, sai kohe aru ja nagu see on jumala tabel ju nagu. Jah, see on väga tabel ju. See on jumala tabel ju nagu ma ise kodus rekkin, ma väga ei mõtle mõtted ette nagu, et ma tahan täna nii väga laulda sellest küttepuust. Päev enne see esimest sessi mul millegipärast kuskil tuli nagu mõte, et see teema võiks olla hea ja siis ma presenteerisin seda mõtet, siis oli ka nagu, et see on nice. See oli hea. Minu ainus veto oli, et seda brain rot sõna me ei topi mitte kuskile. Seda esimeses versioonis oli seal laulus brain rot sees, aga sellepärast oligi mingi, et kuule, see beat on halb. Tegelikult siin oli mingi, et please, saame see brain rot minema. See oligi see tüli, mis Sydney peas käis lihtsalt on mingi, et ma ei hakka tülitsema, ma mõtlen kõigile, ma ei ole tülitseja tüüp nagu. Lihtsalt vaheta biiti, äkki Chris on nõus. Teeme lihtsalt täiesti uue asja ja sõnum jääb samaks, aga see brain rot minema sealt. Kust tuli loo pealkiri? Meil oli väga mitu erinevat versiooni sellele loo nimeks. Kui me nagu seda laulu tegema hakkasime, siis meil ei olnud kindlat nime. Päris pikka aega ei olnud. Ja siis ühes sessioonis Emily pakkus välja, et teeme sinna loo lõppu, kus praegu on lihtsalt nagu tümakas ja see ei saa. Et teeme sinna nagu koori chanti. See käis niimoodi, et ei viitsi, ei saa, see on epideemia. Ja siis epideemia pidi selle loo nimeks saama sellest hetkest. Ma ei viitsi, ma ei saa, see on epideemia. Ma ei viitsi, ma ei saa. See on epideemia. Mõnda aega, natuke aega oli see epideemia ja siis me võtsime selle koori osa välja sealt laulust. Siis ei olnud jälle nagu otsest nime, siis oli ma ei viitsi, ma ei saa, nii et ma ei saa on sulgudes. Ja, ma ei viitsi, sulgudes ma ei saa. Ja siis oli, et ma ei viitsi, ma ei saa ja siis lõpuks oli see sinu call, et jätta, ei viitsi, ei saa. Aga tead, kus minu call tuli? Seal muusikavideo võtte shoot'i nimi oli lihtsalt ei viitsi, ei saa shoot nagu. Siis ma mingi, et paneme selle see on nagu nii clean nagu, et... See oli aga ma ei oleks ise selle peale tulnud. Siis ma tahtsin panna seda maa nagu, aga tegelikult ei viitsi, ei saa on palju lihtsam nagu. Ma ei tea, kuidas ma ise mõtlen selle peale, aga keegi tegi selle otsuse meie eest. Reaalselt, keegi, kes musavideot tegi, otsustas, propsis Tristan Luige otsustas meie eest, et selle loo nimeks saab ei viitsi, ei saa. Üli lihtsalt meelde jättav ka, et liiga pikk oleks on see sulgudega versioon. Thank God, bro, thank God reaalselt nagu. Kogu selle protsessi läbiv teema on see, et asjad on lihtsalt loksunud paika. Kuidas sõnade kirjutamine käis? Kas mõtlesite ja kirjutasite koos või eraldi mõlemad oma salmi? See on actually üks osa, millest ma olen ma ütlesin laivis, et ma olen uhke endale, et ma hästi palju enda osa on tegelikult minu välja mõeldud nagu. Minu just põhimõtteliselt terve sinu osa on sinu tehtud. Ja ainult see ei ole, mis on nagu... Peaaegu kõik on sama. Jaa, peaaegu kõik on sama. Mul on ellu vaja. See on Emily aitas teha seda nagu. See oli niimoodi, et ma algselt tegin ära, tõstsime nagu asju nii palju ümber, et mul jäi sinna nagu auk. Ja siis ma nagu, et brother, kuidas me selle augu täidame nagu. Ja siis oligi, et Emmi läitas selle välja. Mul on täna kopp ees, sest mul on aju lühises, ma liialt scrollinud, ei tunne ennast ühiselt. Ja sinu osaga oli üli fun, sest me olime nagu suht kolmekesi nagu. See oli niimoodi, et me põrgatasime sina, mina, Emily nagu. Et kuidas võiks olla Sydney part nagu, et see oleks nagu sinu part. Siis meil oli nagu üks terve sessioon läkski selle alla, et see minu osa kirjutada, see on bars, see on heavy, see on nii hea. Seda ei eksisteeriks, kui oleks Emilit. Emily panus selles oli kindlasti väga tugev. Ajukeemias mingid lüngad jälle puudu, nagu teemal võtab minust elu jõudu. Kogu maailm mahub ühele ekraanile, veel mõned scrollid, nii ma väidan iseennale. Need käigud, mis ta mõtles, seal on kõik tema käigud mõeldud nagu. See on 3 flow'd nagu, need on kõik tema mõeldud lihtsalt. Ralf rääkis tähega, ta mingi, mis asja ta tuli peast, et see on mingi 3 flow change'i ja ebus Emily.
It was all Emily. See värskenduste tegevustes laskus, see on ka sinu tehtud. See on ka minu tehtud, jah. Ja ka ju kas isegi mitte kohe esimesel sessioonil. Ja oli, jah. Ma olin ülikriitiline, mingi mõtlesin, ma tahan full ümber teha enda osa. Sa oled võib-olla kriitiline enda seal laulmises, ma olin ülikriitiline enda sõnades, nagu, et olete kindlas, nagu, kas te olete kindlad, et te tahate, nagu, et me jätame niimoodi, et äkki me teeme Emiliga ka nagu kõik üle, vaata. Nii palju, kui ma nendele inimestele meeldinud, keegi pole öelnud, et see osa on kirjutatud palju halvemini kui see osa, vaata. Et on nagu, et miks see üks osa laulust on nagu, jah, sest üks osa nagu nii palju halvemini kirjutatud, et mu lüürika oli hea seal nagu. Ja nii nagu tähtsad osad sellest laulust on ka täiesti sinu kirjutatud. Kirjuta veel laule, Kris. Ja ma proovin. Sa oled hea selles. Kas midagi muutus loo käigus võrreldes algse plaaniga? Kogu aeg. Me vahetasime biiti, vahetasime ja siis selle teise uue biidiga, mis nüüd praegu on see laul, selle see lõpus on nagu mingisugune koorus, kus me karjusime, et ei viitsi, ei saa. Need on nagu suuremad asjad, et me vahetasime biiti vahepeal ja siis selle lõpu võtsime sealt ära. Mingid väiksed niped-näpped. Meil oli põhimõtteliselt valmis see laul. Steven tegi ju nagu täiesti teise vibe'iga versiooni sellest ka. See ka, ja. See oli siuke suvine ja... Siuke pop nagu. Ja kas see oli nagu, ta ei olnud halb, aga ta oli täiesti teine. Ta veits kadus ära see sõnum ja see nagu minu arust kadus ära. Mul on täna kopp ees, sest mul on aju lühises. Ma liialt scrollinud, ei tunne ennast ühiselt. Kusjuures ma arvan, et oleks teinud, ma ei tea, kas ta oleks hästi teinud ka, aga võib-olla oleks teinud isegi paremini nagu statistiliselt. Ta oli siuke nagu generic. Jah, ta oli väga generic. Nagu laule tehakse niimoodi, et sa teed generic laulu, et see läheks igale poole. Aga meie oma nagu jäi rohkem siuke teistsugune. See nagu, mis me välja lasime, on siuke nagu süngem ja nagu pimedam versioon. Ja siis see teine versioon on hästi siuke, suvi, päike paistab. Mulle nagu, ta ei olnud halb, aga ta ei läinud mulle üldse korda. Aga protsessis üldiselt ja tegelikult meil pidi see laul mingi 2 korda enne välja tulema. Me plaanisime, et see laul tuleb suvel välja. Asjad ei läinud niimoodi, et see saaks suvel välja tulla. Siis see pidi tulema välja septembris. Siis kui suvevaheaeg on läbi saanud, ei tulnud välja septembris. Aga need ei olnud meist olenevad põhjused, miks see laul välja ei tulnud. Aga jumal tänatud, kui see laul ei oleks tulnud välja sellel hetkel, kui see tuli, ta ei oleks läinud pooltki nii hästi. Ja see oli suht minu arust nagu last drop chance ka see aasta, et kui me ei oleks nüüd oktoobris lasknud välja, siis nagu me ei oleks seda ajavahemik enam olnud nii head nagu. Ta tuli perfektsel ajal. Ta tuli nagu täpselt siis, kui ta pidi tulema välja. Jälle kõik nagu joondus paika. Meie rollout plan, kogu marketing plan oli Minecraft. Ja see on minu nii crazy. Poleks meil seda nagu Minecrafti olnud sellel hetkel, ei oleks sellel ka läinud nii hästi, kui sellel läks. Kes teist on parem laulja? Bro, see on easy nagu. No mis on siis? Sina. Kusjuures ma mõtlesin sellele küsimusele ja ma screenshot isin selle selleks, et ma nagu lootsin, et sa ütled mina ja siis ma saan olla mingi, mis sa nüüd, aitäh. Aga minu arvates see väga oleneb ka situatsioonist, sest et näiteks stuudios mina ei julgenud laulda. Lõpus sa julgesid too? No seal alguses ega ma ka väga ei julgenud, aga seal nagu... Aga sa ju kohe esimeses sessis olid mingi, pane käima, lindistame sisse ja siis pitisid baarse seal. Keegi peab muidu keegi pidi selle nagu sisse ära võtma, nagu, et ma pidin ära tegema selle, aga ei, nagu ma veits olen teinud nii, et varem nagu kellegiga koos samas ruumis, nii et mul kinda oli nagu see kogemus olemas, et ma nagu full ei karda, aga natuke veider on ikka. Mul on ellu vaja, kõik uus on vana, peaaegu kõik on sama, mul on ellu vaja. Pane uuesti. Hot oli see lõpp, see oli väga hea. See actually nonchalance'is panin kaheks nagu... See oli super. Sa olid nonchalant. Mul on ellu vaja, kõik uus on vaja, peaaegu kõik on sama. See viimane, jah. Aga sa laad paremini, on kaad. Aitäh sulle. Üldse nagu kogu see muusikaprotsess oli, stuudios laulmine on üks asi. Üldse laulmine on väga hirmus ja see on väga, minu jaoks vähemalt hästi siuke isiklik asi, et ma nagu kodus üksinda laulan on ja siuke nagu privaatne ja mulle endale, aga nii kui ma kellegi teise suu lahti teen, siis ma teesklen, et ma ei pea viisi. Siis sa ei saa mind charge'ida ja mu laulmist charge'ida, kui sa isegi ei tea, kuidas ma laulan. Võib-olla ma ei peaks seda välja ütlema. Ma pärast mõtlen, kas lõikame välja või mitte. Tegelikult
tegelikult, kui seda nagu laulu kuulda, siis sa kuuled minu osast ära, et seal on siukest nagu ebakindlust on hääles sees. See oli mu suurim hirm ka, et inimesed on mingi, et mida, miks sa nii mingi... See on võib-olla see ka, et kui me ise nagu vaata kuulame, aga nagu tavakuulejad nagu nemad ei kuule mingeid selliseid asju nagu. Aga mina ei ütleks, võib-olla see esimest teigid olid natuke rohkem ebakindlad, aga see viimane on nagu mitu korda parem, et mina niimoodi ei kuule seda, et ma nagu kuulen, et see oleks mitte enesekindel. Jah, it's in your head, Sydney, it's in your head nagu. Sest mina muud ei kuulegi. Kui kaua läks kogu protsess ajaliselt kokku? Algusest siis selleni, et laul väljas oli. Esimene sessioon, mis meil oli siis nüüd siis aasta alguses? Ta oli 16 jaanuar vist oli, mingi jaanuar, jah. Ehk siis sealt. Kuni siis... 20... Mis see kuupäev oli? 27? Vist, jah. 22? Oktoobris tuli. Oktoobris tuli välja seal kuskil, et jaanuar kuni oktoober. Aga seal oli ka mitu sellist nagu pausi kuud. Ma ei saanud teha selle veits kiiremini. Vahepeal meil Stevenit ei olnud, see oli meil mingi paus ja ühesõnaga tegime rahulikult. Väga rahulikult, jah. Et oligi stuudiote nagu sessioonide vahel võis nagu mitu nädalat olla, kui isegi rohkem, kui mingi mitu kuud lausa isegi olla. Tegelikult nagu see mõte on olnud sellest, kui ma esimest korda nagu sulle ütlesin, et teeme, see oli juba enne eelmist suve. Ja siis meil nagu olid mõtted, aga teised osapooled lasid üle meid, kes pidid seotud olema ja lõpuks ei olnud. Et meid üle lastud natukene küll. Meid on päris palju üle lastud. Aga jah, no tea. Mitu tundi videovõtted olid kokku? Damn. Mina läksin kella 4 õhtul kohale. Ütleme siis, et algus oli kell 4 õhtul. Siis seal oli pikalt seda sättimist. Ja mis kellast me sealt ära tulime? 3 minu meelest. Vist mingi 3, jah? Yeah. 11. 11 tundi või? Jah. Ossa 2. Aga nagu see ei tundunud, nagu see on see, vaata, kui me ütleme seda, keegi mõtleb nagu nii, et 11 tundi mingi bum-bum-bum, tegelikult see oli lihtsalt mingi vahet nagu väga palju tiksumist ja siuke nagu chill lihtsalt ja räägid juttu, jumala nagu rahulik ja nagu intensiivset filmimist võib-olla 2-3 tundi. Niimoodi, et nagu, et okei, tule siia filmime, vaata. Ja teeme uuesti. Mis võib-olla jah, inimesed võtetest väga palju ei tea, ongi see, kui palju on passimist. Ja kõige suurem osa sellest ajast, sellest võtteajast ja sellest meie 11 tunnist läheb tehnika liigutamise peale. Et kaamera ühest kohast teise saada, et kaamera standi peale saada, et oleks õigel kõrgusel, et valgused oleks õigesti. See võtab meeletult aega. Kui me ise vaata sees olime, siis ei tundnud üldse, et see nii pikk oleks. Kuna ma tööalaselt käin väga palju videovõtetel, no need ikka tunduvad pikad. Siis kui ma ise staar ei ole, siis on päevad pikad. Võib-olla küll see on nagu see vahe, et meil oli siuke chill. Pluss kõik, kes meil seal ju olid omad lihtsalt. Oma nagu seltskonnaga said 11 tundi hängida. See oli tore. Kuidas see sai alguse, et teha muusikavideo koos teiste sisuloojatega? Meil oli kõne Tristaniga, kes selle muusiavideo tegi. Me rääkisime seal ekstratest. No ta hakkas seal rääkima, et ekstratele peab raha andma ja see oli jälle mingi raha või? Veel raha, ei. Ja siis ma mõni mingi, et teadega, et miks me peaks üldse nagu kedagi kuskilt otsima hakkama. Et mul on ka sõpru ju. Ja ma võtsin selle nagu enda peale ja siis ma veits mõtlesin kodus ja ma mingi, et aga me oleme 2 sisuloojat, kes seda mussi teevad. Kas ei oleks äge, kui kõik need taustainimesed oleks teised sisuloojad? Siis me tegime sinuga kõne ja siis ma pitchisin ideed ja sa olid mingi ja siis me panime koos mingid nimed kirja ja siis ma kirjutasin neile ja siis nad tulid. See oli nagu nii hea mõte, ma ise nagu lähedalgi sellele nagu mõttele, et nagu on seda teha. Sydney ütles mulle, et ja võtame need. Ma nagu, et joo, selleks pean nagu kindlalt tegema, vaata. Mitte isegi väike mõte või selleks pean olema main goal. See oli ülihea, et sa selle peale tulid. See shoot oli nii palju lõbusam. Ma tean, kui on nagu random extra, selleks nagu kahekesi olnud. See vibe oleks nii teine. See oleks nii täiesti teine video olnud, kui ei oleks olnud neid. Ja siin küsiti ka, et kas oli keegi, keda kutsuti, aga kes ei saanud tulla. Oli küll. Ja minu nagu suurim heartbreak oli Hensu Kusta. Sest et Hensu Kusta, kui ma kirjutasin talle, et kas sa tahad tulla, ta oli kohe nagu esimese sõnumiga, ta oli nii toetav ja ta oli nii elevil selle kogu asja pärast. Ja ta nii tahtis olla ja ma olin kodus mingi, lõpetage, kui tore. Et endal nagu ka hea meel, et tegelikult me küsisime väga palju. Lihtsalt selle poolest, et see ajakulu on rets. Nad ei teadnud kuni päev enne reaalselt, et mis kellast, mis kellani on vaja kedagi. Meil pidi algselt muusiavideo olema ühel päeval, see lükkus edasi ja siis Hensu Kusta ei saanud tulla. Aga ei ole hullu. Ja Estmagics ka ei saanud tulla. Tema pidi ta olema. Hensu on Hispaanias jälle ja ta oli siis ka Hispaanias. Ta kogu aeg seal Hispaanias. Me järgmisel peame filmima Hispaanias, siis me saame Hensu Kusta ka. See on see laul, et mu tüdruk elab Hispaanias
Hispaanias, aga see on lihtsalt mu Hensu elab Hispaanias, kaugel ookeani taga nagu. Sheila. ma ei Sheila. Kui palju see kõik maksma läks? Kogu siis laul ja musavideo? Ma olen öelnud nagu umbkaudse hinna kusjuures. Okei, no väga palju ühesõnaga. Mis see umbkaudne hind on? Ma ütlesin 5 000 – 10 000 vahel. jah, no see vahemik on õige, jah. Võib-olla siis jätame selle sinna vahemikku. Umbes teate, et kui palju see kogu asi, kui tahad teha sellist asja järgi, et palju seal peab olema nagu pagasis. Ja meie tegime ühe laulu ja ühe muusikavideo. Laul nagu. Ainult üks. Ja meid on 2. Meie jagasime kulud ära, niimoodi, et mõlemad maksime pooleks. Mõtle nüüd, et sa oled üksik artist, sul ei ole plaadifirmat taga, kes su kulud kinni maksavad ja sa teed albumi. Hell no, ma räägin, see on nagu nii kallis. Artjomil sama asja, et teil on nagu chill, et 2 peale pooleks nagu, siis on nagu fine, vaata. Kui chill on palju öeldud, aga või no jah, nagu chill ei olnud, aga ta on nagu, kujuta ette nüüd üksinda nagu. Siis ma oleks nagu, et pigem nagu mitte, ma teen seal FL stuudios ise ja panen jälle green screen'i püsti ja teen seal neid lehmaliigutusi, nagu see on palju lihtsam. Hitt on, aga siis ikkagi. No ikka valus oli natuke neid arveid maksta seal. See oli jah, aga tulud on siuke 5%. Tulud vist ei ole isegi 5%. Jah, kui tuleb 5% on hästi. Et jah, et rikkaks sellega ei saa, vaeseks jääb kindlasti. Saad aru, keegi teeb kvoodi sellest nagu Sydney. Rikkaks muusikaga ei saa, vaeseks sellest jääb kindlasti Sydney. Kui mitte keegi ei tule enam Eesti muusikuks nagu. Tähendab kindlasti, tehke muusikat, tehke kõik muusikat ja Eesti muusikat ja miks Eurokale ei tahtnud pürgida? You take that, noh. Jaa, Kris tahtis küll. Kris poiss peale esimest sessiooni, meil oli vaevu nagu mingi biidi alge olemas ja Kris oli mingi, see on nii hea, siit lähme Eesti Laulule ja siis mina olin seal mingi ei. Ja sa ikka mitu korda üritasid seda nagu minu arust. Ma ideed natukene jah, seal nagu mängisin natukene Farmville't seal, kassin seda ideed ja natukene panin sinna väetist, aga no närbus. Närbus ei võtnud vedu. Iga porgand ei tule välja nagu sealt jah, aga realistlikult jah, ma ütlesin, et ma võiks minna, aga esimene sellega minna natukene crazy. Meil on vähe kogemust lihtsalt. Ma oleks natuke võib-olla lolliks teinud ennast. Me ei ole nagu valmis. Me kindlasti oleks hea laul, me oleks häid mingeid nagu hääli seal, aga lihtsalt me ei ole kumbki valmis. Ma ei kahtle üldse selles, et kui me oleks selle nagu hästi teinud ja selle lauluga, et meil oleks kindlasti hästi läinud. Sydney oli jah see, kes kriipsu peale tõmbas sinna, et me ei lähe. Aga see on õige kriips, ma olen nõus selle kriipsuga nagu. Hea, et sa ei olnud nagu, et jaa, teeme ära nagu, siis ma oleks ise olnud nagu, et nagu ma ei tea, ma olen kindel, kas ma tahtsin ikka ise nagu. Ja me oleme kärsku oleme seal mingi Eesti Laulu proovis, mingi miks me siin oleme, miks me siin tulime. Ja, hell no, see oleks olnud crazy. Võib-olla kunagi tulevikus. Jaa. Kas teil tekkis mingeid tülisid või lahkhelis ka näiteks laulu sõnade osas või videos või üldiselt? Niimo ei olnud nagu. Ma ei mäleta, et ma oleks olnud mingi nagu, et ei, ma tahan niimoodi. Ja nagu, et teine pool ei tule üldse vastu. Ja, et mulle see üldse ei meeldi, vaata. Imo meil ei olnud ühtegi sellist nagu. Nagu erinevad arvamused asjast olid kindlasti, aga see ei olnud kunagi mingi tüli õunaks. See oli lihtsalt see, et ma ei nõustu sellega. Okei. Pigem oli see, et kui midagi oli, siis et äkki muudame selle niimoodi ja siis nagu sina või mina pakume ja siis nagu testime, kumb rohkem meeldib, aga me ei olnud nagu, et me ei lepi selle tulemiga. Meil on suht sama maitse ka siis, et musavideo suhteliselt nagu täiesti null. Aga kui midagi, siis diskusseerisime laulu tegemise all, kuidas see võiks olla. Aga seal oli ka see, et me ei teinud seda ju kahekesti. Lisaks sellele, kui mina midagi arvasin või Kris midagi arvas, see ei ole see, et me nüüd omavahel ainult arutame, et kas nii on õige või nii on õige, vaid seal olid ju teised inimesed, kes on oma ala professionaalid, kes ka oma sõna sekka ütlesid. See võib tegi lihtsamaks ka, kui sul on see nagu proff seal vahel. Siis ma kujutan ette, kui sa teeksid nagu kaheke, siis võib-olla on rohkem seda, et sa tahad nagu teha niimoodi, vaata, siis ma tahan teha niimoodi, aga meil pole nagu kedagi, kes ütleks, et kuidas, vaata, kumb nagu päriselt võib olla nagu, mida võtta. Et pigem me nagu ütlesime mitte üksteisele, mida muuta, vaid Sydney ütleb Stevenile ja mina ütlen Stevenile ja siis kordamööda nagu laseme sealt lihtsalt ja siis Steven kord tehtud. Ma ei ole väga tülitseja inimene ka. Ma ei viitsi nagu oma ajurakke. Ja ei saa. Ma ei viitsi ja ma ei saa oma rahu rikkuda. Me oleme täiskasvanud inimest, räägime normaalselt. Ma olen sama. Kas te olete kumbki õppinud muusikateooriat ja või mõnda pilli? Või pole see laulu tegemiseks vajalik? No, ma täiesti null ei ole nagu. 3 tundi koolis õppisin kitarri ja natukene õppisin seda ting-ting-ting ja natukene õppisin seal klaveri peal paar klahvi ja siis sinna see jäi. Aga ma käisin Mudilas koolis laulmas. No see oli suht mitu aastat nagu. Mulle laulda alati meeldis. Mul on nagu muusikateooriat, ma ei ole niimoodi, no tegelikult ma saan öelda, et ma olen õppinud, aga netist. Ma ei ole nagu käinud kuskil jah, et ma olen õppinud nagu mingi videotest ja siis selle ju sa õpid ju, vaata ütlen seda. Need inimesed, kes õpetavad sulle ülikoolis mingeid asju, nad on ju kunagi need pidanud ise nagu läbi praktiseerima, õppima nagu. Et see on nagu samamoodi, et ma saan õppida ka nagu
nagu praktiliselt ja ma kuulan ja harjutan ära, mis mulle meeldib ja see ongi muusikaga nagu. ma olen käinud kooris, no ka mudilaskooris. Ma olen klaverit õppinud kunagi ka nagu ammu. Seda oskan ja mingeid laule oskan klaveri peal mängida, et paned noodid ette, enam ei tea midagi sellest. Mängisin trompetit kunagi orkestris. Ma olin ülihea selles, nüüd ei tea ühtegi. Ma ei ole kunagi kujutanud sellist pilti nagu enne GTA 6 Sydney trompetiga lihtsalt marsid seal lihtsalt mingi oligi vau. Ma olen ja mingi Pärnus läbi linna marssinud niimoodi, et mängid terve tee mingi trompetit ja kus ma olen rohkem midagi, ei ole. Mingist teooriast üldse. Mina käisin Soomes koolis ja Soomes muusikatunnid on väga teistsugused kui Eestis. Kui Eestis minu arust see kogu õppekava on rohkem teooria peale üles ehitatud, siis Soomes on see pigem nagu praktiseerimine. Ehk siis iga musatund ma mängisin trumme, ma jooksin alati sinna trummi taha, mingit laulmisi me tegime seal, mingit ukuleelet, et me kogu aeg nagu tegelikult mängisime mingeid pille ja laulsime ja praktiseerisime. Aga sa laulnud nagu pärast mudilaskoori ka veel? Ma olen hästi palju autos laulnud, kui ma näiteks Kaitseväes sõitsin hästi palju, ma sõitsin mingi 3 tundi linnaloalt tagasi üks ots. Ja kui sa laulad, siis sa harjutad ka enda lauluoskust. Ja ma laulan kogu aeg autos ja kodus. Et see nagu annab kaasa ka, et see ei ole see, et nagu me kumbki nagu ei ole kordagi laulnud pärast mudilaskoori ja nüüd on see, et mudilaskoorist meil on skillid. Ei, et nagu mudilaskoor didn't make us nagu. Ma usun, et ma nagu on õppinud, harjutanud enda häält lihtsalt läbi nagu ise laulmisega. Ei sama, tegelikult ma laulan kogu aeg. Ma olen kodus laulan kogu aeg. Ja eriti kui ma üksinda olen, siis ma peltin, tulevad ikka noodid kõrged ja ma kuulan Ariana Grandet ja ma panen neid whistle note seal, aga ainult siis, kui ma olen kodus üksinda. Mis on teie lemmikkaader musavideos ja mis on lemmiklüürika laulus? No minu lemmiklüürika laulus on Ajad mind närvisalt plokki, kindlalt, ja kusjuures sellega ma isegi mäletan, et me läksime nagu stuudiosse ja Emili käis neid sõnu veits läbi. Siis ta oli mingi, et äkki peaks selle ära vahetama, selle Ajad mind närvisalt plokki. Ja ma tundsin seda kui nagu isiklikku rünnakut. Nagu keegi oleks midagi nii kurja ja õelat öelnud, sest see on nii hea bars. See Ajad mind närvisalt plokki, period. Sellega harjun ma low-key, Sydney ei näita sul dokki, kogu sest meid on mul kotis, ajad mind närvisalt plokki. Värskel pistel tegevus, sest lauskal sõotab võimalus. Lemmikkaader, ma arvan, et vist see, kus sa selle telefoni võtad, läheb korra pimedaks ja siis need kõik zombid välja ilmuvad. See on hard. See on väga palju ilusaid kaadreid. Ma arvan, minu lemmikbar laulust on ka seesama bar. See on nagu heaviest bar. See on nii palju seda nagu weight'i sellel lihtsalt. Ja see ongi see viimane asi, mis ütled, ajab mind närvisalt plokki. Ja siis tuleb hard refrään. See peab olema nagu kõige parem koht. Lemmikkaader. Ma arvan, mu lemmikkaader on see, kus olid sinises toas selle valgusega. See oli üliäge shot nagu. Nad panid mingegi, ei olnud su taga seda nagu ekstra valgust, nad panid sinna taha sulle ekstra valguse veel, see oli väga ominous. Ma arvan, too on üks ägedamaid shotte. Pluss see nagu video algus, kus sa tõused sealt üles, see on ka mulle väga meeldib. See on nagu siuke, et okei, nii, siit nüüd tuleb. Kõigepealt on need silmad ja siis sa tõused püsti ja siit nagu läheb käima, see on super. Üldse super video, shout out Tristan Luiga, awesome, täiesti awesome. Ja shout out. Ma nägin TikTokis üks päev, tagiti mind soundiga, siis tüdrukud tegid järgi seda video hakkaski sellega. Vennad tulid püsti lihtsalt põrandal, vaata. See oli päris hea. Ka, see oli nii tore. Kas sa nägid, et Halloweenil PIN-kood oli crazy? Mis su lemmik fit musavideos oli? No ma arvan, sinu oma oli kõige hardim nagu. Minu arust oli sinu oma. See on need prillid ja... Shout out Marleen nagu. Jaa, reaalselt, shout out Marleen. Tegi meile crazy fitid nagu, main characters lihtsalt. Siia lõpetuseks viimane küsimus, mida väga palju küsiti. Kas tuleb veel koos muusikat? Ütle sina siit nii. Ütle sina, Kris. Mina teen nagunii muusikat edasi, aga kuna sinu puhul on sükene võib-olla nüüd pole raske olla kuulist nagu sükene big jump, et kas sa tahad veel teha? Mina ikkagi ütlen ka, et jaa, tuleb küll. Mul on hea meel, et sa nõus oled. See pigem ma olingi mingi huvitav, kas Kris minuga nagu tahab teha. Ei, sinuga 100%. Ma mäletan küll mingi hetk Eurovisiooni ajal. Ma vist ütlesin ka, et ma vist tahaks nagu one hit wonder olla. Et me teeme ühe loo, selle läheb ülihästi ja siis ma kaon ja enam mussi ei tee. Ei taha olla one hit wonder. Mulle täitsa meeldis. Mulle meeldis laulmine ja mulle meeldis kõik see nagu planeerimine ja projekt, et sa saad seda kõike nagu enda jaoks teha. Ja mina teeksin veel hea meelega sinuga koos muusikat. Okei, no siis me peame meeldima. Ma hea meelega teen ka Sydneyga koos. Meil on mõtted head koos. Ühesõnaga,
vaatame, ma mis saab. ütleks lihtsalt, et kogume natuke raha. jah, natuke väike paus ja siis vaatame, et no nii, on mingeid uusi mõtteid aga võiks tehmelit teha, mulle meeldib alati muusikat teha, see on siuke fun. jah, ma ei teeks seda mitte kellegi teisega peale sinu ja üksinda ma ka ei teeks. ta ütleb, et ta ei teeks kellegi teisega, aga kui Nublu tuleb DM-i, et Sydney, su vokaalid olid nii head, tule mulle siia laulu, ma panen feature, sa lähed 100%. On God, Sydney, sa lähed 100%. no okei, võib-olla Nublu, kui Nublu kutsub, on ju. Ainult kas Nublu või Kris Poiss, mitte keegi teine. aga kui Kris, Sydney, Sam. ei no, lisada juurde sinna, siis võib. Seda taheti palju, kusjuures me Sam'i taheti, minul on ka nagu sõnumitena ka ülepalju tulnud seda Samiga. Pluss siis, kui me seda soft launch'i tegime, või no mina tegin, siis väga arvati, et lugu on koos Villem Trillemiga. Ülipalju sõnumeid oli mingi, ma tean, et sa teed Villemiga, Villem käib samas stuudios ja siis tuli üllatus, et ei ole Villem. Et võib-olla siis Villemiga. hüppame kohe sinna nagu kõrgele ära, et Villem, Sam, Nublu. No kuule, meie debüüt oli number 1. Me debüütisime number 1-na terves Eestis. Me ei ole päris niisama tegijad. Me oleme the shit. Jaa, me oleme the shit ja nii, et kes tahab Kermo ja triibupasta ja andke teada, me oleme valmis. Ma loodan, et te saite siit vastuseid. Kui mingi palav küsimus on, millele siit vastust ei saanud, kuigi minu arust me päris hästi käisime nagu kogu selle asja läbi. Aga kui on midagi väga palavat, mis jäi vastamata, siis võite all kommentaarides teada anda. Aitäh, Kris, et sa siia minu kanalil debüüdi tegid. Sul on debüütide aasta. Mul on debüütide aasta ja sellest saab ka mingi nominatsiooni kuskil esimene debüüt Sydney kanalil. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Mina kohtun teiega juba varsti. Kris. Ma teen laive lihtsalt, teate küll, Kris Poiss igal pool, muud midagi. Kris Poiss igal pool, kõik lingid on all, minge pange like, follow, subscribe ja vajutage kellanuppu. Minge kuulake Ei viitsi, ei saa laulu Spotify's 10 korda päevas. Musavideot vaadake veel rohkem, kui soovi on. Mõlemad on hittinud 100K juba. Spotis kui ka YouTube'is. Meil on kokku mingi üle 200 000 striimi. Tõesti haige värk. Meie Ei viitsi ega saa siin videos enam olla. Aitäh, et olite siin. Head aega. Ciao!